Tere tulemast, kallid külalised. Tore publik. Täna siin imelise uue aasta teise kuu alguses oleme kokku tulnud maagiat kogema, maagiat looma, maagiat tunnistama ja kõikide iidsete tarkuste kõrval ka siis sukelduma rahaenergiasse, mõistma ja mõtestamaks, mis on vaimsus ja kuidas ikkagi see eneseareng käib. Ja tänasel väga auväärt sündmusel on meil külas Oasise podcastis meie oma väga kallis kogukonna liige Asse, kellel on kontor muideks siin samas nurga peal, nii et ta on meil ikka tõeline püsiklient ja külaline ja kogukonna liige, kes vahepeal hoidis meie juures ka oma armast papagoid, mida ma tean, et osad teist kindlasti on siin näinud ja ta elas meil siis lausa 7 kuud Anna-Liisa hoole ja armastuse ees ja siis viskas kopa ette ja ütles, et mul on vaja uut kohta, uusi inimesi. Hakkas ropendama liiga palju. Just, et selline tore ajalugu meil Assega ja siis me Assega oleme koos juba nii mõndagi teinud ja olen tundma õppinud seda vägevat isiksust ja vägevat hinge, kes tõelise südamlikkusega ja ma vist ei tea kedagi, kes oleks nii rahulik. Ja rahu mitte selles mõttes, et ta oleks nagu igav või nagu rahulik, boring, aga ta on lihtsalt nii kohal ja see on väga kütkestav inimesele, kes vahepeal nagu mina lendab nagu lind ja see kuidagi annab nii suurt tuge, kui keegi tõmbab su vahepeal oksa pealt maha, maa peale, maandab sind ja see erilisus pakatab temas ka tema töödes, tema tegemistes, tema suhetes ja Asse nii-öelda maailm on väga kirju ja me täna saame siis nende erinevate nurkade alt ka tundma õppida ja see, kuidas ta alustas finantsmaailmas, sukeldus sellesse rahaenergiasse, nägi ära avaliku sektori, töötas Rahandusministeeriumis, hakkas tegelema üks hetk krüptoga, mis sellel ajal oli täiesti nagu, keegi ei teadnudki seda sõna ja keegi ilmselt ei teadnudki Bitcoinist mitte midagi. Ilmselgelt kogu maailm magas veel alles selle teema koha pealt. Ja siis, kuidas ta oma esimesed nagu kaotused tegi, sellest saame ka natuke pajatada ja see müstika, mis temas on terve selle teekonna jooksul järjest enam küpsetanud ühte väekat meest, kelle kohta inimesed ütlevad kuningas. Ja kuningas kui arhetüübilt, kes näeb takistust, siis tema näeb võimalust. Ta näeb rada seal, kus on tema sisetunde süst ja selline tunnetus. Ja see tõmbab teda käima ja hoiab teda sellisel soonel, et temaga on väga meeldiv teha erinevaid projekte koos, erinevat elu kogeda ja näha. Et see on üks väga inspireeriv tegelane ja siis täna hakkamegi teda küpsetama siin otse eetris ja vaatame, kuidas ta siis kõikidele nendele, ma loodan, et ma suudan teda küpsetada, et andke mulle siis nagu hoogu vahepeal, kui nüüd tunnete, et olen magama jäänud siin ja anname siis sellele kogemusele ka iseenda sees reflektsiooni, et niikuinii me kogu aeg mõtleme, et kuidas meie selle infoga suhestume ja mis ma tahaks veel siia algusesse lisada on see, et avatus. Kindlasti on siin asju, mida te ei ole kas enne kuulnud või millega te ei ole päri, sest teie väärtushinnangud, mõttemaailm on teise poole pealt siis nii-öelda kokku voolitud elu poolt. Et mina pidin eile, kui me natuke arutasime neid teemasid, siis ma pidin ühe teema ikka väga julgelt enda sees nagu ümber vaatama ja saingi aru, et aga miks mitte vaadata elu teistpidi, kuigi ma olen kogu aeg mõelnud ühtepidi.
et mis see täpselt on, selleni me jõuame. Aga tere tulemast Asse Oasisesse ja tere tulemast siia imelisse keskkonda nende kaunite inimeste keskele. Aitäh sellise võimsa, ilusa intro sissejuhatuse eest. Aitäh kutsumast. Aitäh, Asse. Et alustame sellest krüptomaailmast, kuna see on kõige kaugem sinu ajaloos, võib-olla selline, mis on kohe väga põnev. Et kui sa esimesed investeeringud tegid, siis mis oli see tunne või see vajadus, et mis tunde või vajaduse pealt sina tegid oma esimese krüptoostu? Täiega põnevus, et ma taustalt olen infotehnoloogiaga töötanud selles valdkonnas 15, ma ei tea, võib-olla 20 aastat juba. Ja siis umbes 10 aastat tagasi, enne kui ma selles krüptosse sisse sukeldusin, siis ma tegelikult investeerimisega ei olnud üldse kokku puutunud. Ja täiesti tuimtükk polnud üldse mõelnud ka selle peale. Aga mingi hetk nagu hakkasin küsima enda käest, et aga miks mitte, aga et kuidas üldse nagu rikkaks saada ja mida rikkus tähendab ja raha kui selline. Ja tulen sellisest tavalisest Eesti perest, kus rahast ei ole räägitud, pigem nagu on see vaesus olnud rohkem nagu kuidagi teema ja siis ma samal ajal paralleelselt siis tundsin rohkem huvi ka psühholoogia vastu ja sain kuidagi aru, et ma olen raha nagu endast eemale lükanud ja küllust üldse. Ja siis ja samal ajal ma uurisin, kuidas rahandussüsteem, kuidas raha üldse töötab, kolistasin igasugu vandenõuteooriad läbi ja olin hullult vihane kogu panganduse, kogu maailma ja inimeste peale tükk aega. Ja täpselt samamoodi. Ma olin ka nii vihane, ma mõtlesin, ma hävitan kogu süsteemi, isegi võin vajadusel sisse minna ja siis hävitada. Muidugi saime aru, Asse ilmselt natuke varem kui mina, et hävitamise energiaga sa midagi ei muuda. Et sa annad lihtsalt energiat sinna kaasa. Just, ja siis ma käisin ka selle läbi, et ma lähen sinna süsteemi sisse ja muudan selle sealt ära, aga ei, see ka ei toimi, nii ka ei saa. Et lõpuks on ikkagi vaja paralleelselt uut süsteemi ehitada, mis muudab siis eelmise mõttetuks. Et ongi 2 varianti, kuidas uut maailma või midagi täiesti uut luua, on see, kas siis võitlusega läbi revolutsiooni või siis teine variant ehitad uue süsteemi kõrvale, mis muudab vana mõttetuks. Ja siis avastasingi Bitcoini ja krüptoraha. Silmad läksid täiega põlema kohe ja mida rohkem ma sinna sisse sukeldusin, seda rohkem see põnevus kasvas ja seda rohkem ma sain aru, et see on tulevik ja see on midagi väga võimsat, mis maailma muudab juba lähiajal. Ja siis ma suure hurraaga võtsin kiirelt mingi kiirlaenu kõrge intressiga ja ostsin selle eest 3 Bitcoini mingi 5000 euro eest. Ja 2 kuud oli jumala lõbus ja siis kõik kukkus kolinal sellest 5000 sai 500 umbes või 600 või. Ja siis see oli see koht, kus ma mõtlesin, et okei, et sain nüüd täiega vastu vahtimist, mis ma nüüd teen, kas ma nüüd lähen nutan kuskil nurga taga ja lähen oma eluga edasi või tõusen ja teen selle asja selgeks endale. Ja selle viha ja mis seal kõik mul emotsioonid ja siis konverteerisin ümber motivatsiooniks ja otsustasin, et see on midagi minu jaoks ja panin oma kire sinna taha ja hakkasin sellest siis blogipostitusi kirjutama ja tegin endale korralikult asja selgeks, õppisin, lugesin ja tõesti, mida rohkem ma uurisin, sisse kaevasin, seda vägevamaks kogu see pilt läks. Ja siis kuidagi sujuvalt sai minust ja hästi üks juhtivaid krüptorahanduse eestkõnelejad ja liidrid. Krüptomaan tohib nii öelda või? Jah. Et tundub, et see on esimene õppetund, mis mina siit kohe kaasa võtan, et tee asi nii selgeks,
et sa pead hakkama ise teisi õpetama, sest sel hetkel, kui sa teisi õpetad, siis sa saad juba nii selgelt aru sellest asjast, et sul on eelis nende eest, keda sa potentsiaalselt peaksid siis õpetama. Just, see oli ka see, mis ma väga kiiresti sain aru, et Eestis eestikeelset infot ei olnud selle kohta ja siis ma otsustasingi, et ma hakkan blogi pidama ja samal ajal saan aru, et mida rohkem ma sellest räägin, seda rohkem mulle jõuab see ka endale kohale, ma olen selle info väljas sees ja saan selle info pealt ka enda kasuks kohe paremaid otsuseid teha. Ja siis sealt, mis oli su järgmine samm, siis oli sul 500 peal ja siis motivatsioon tekkis, et tahaks nüüd ikkagi tõusta ja mis sa siis tegid, müüsid ära, jätsid alles? Ei, need bitcoinid olid mul ikkagi päris mitu aastat, ma unustasin nad niimoodi, peitsin kaugele kuskile sahtlisse ära tükiks ajaks. Et aga ma rohkem hakkasin just siis töötama selles valdkonnas ka, et sain LHV panka tööle ja sealt läks edasi igasugu koolitused ja kirjutasin raamatu et raamat tuli välja aastal 2018 ja siiamaani on nõudlus, et ma vist mõtlen, peangi mingi uue trüki tegema jälle. Mina jällegi lugesin seda, Assa ükskord ütles, et kuule, Toomas, sul on vaja rahast õppetundi saada, võta mu raamat, hakka õppima. Ja võtsin kätte ja lugesin ja tõesti väga inspireeriv see nagu sissejuhatav pool enne, kui krüptoorde jõudsime rahast mõtestada raha lahti ja kui ma ei tahaks öelda lihtsad sõnad, aga lihtsasti öeldud mõtted, mis olid tegelikult väga, ma sain aru, et ma ei olnud neid suutnud ise enda peas, olles nüüd juba 30, suutnud enda peas välja mõelda, et see tõesti andis mulle väga tugeva baasi ja raami, mida ma siis kogu sellel teekonnal edaspidi olen kasutanud, et see on tõesti vägev süke ühelt poolt nagu eneseabiraamat, teiselt poolt nagu süke vundamendi raamat, mis on väga hästi kirja pandud, et tõesti aitäh sulle Asse selle teose eest. Aitäh. Ja seal tegelikult rahast kui sellisest nagu sügavamast tööriistast, kui sellisest nii palju ei ole, siis ma veel nii teadlik ei olnud, et täna ma käin mingis mõttes võib öelda, et ma käin nagu sügavamal tasandil siis külluse teekonda läbi, et alati iga asjaga saame alati sügavamale rohkem nagu kihte avada ja minna. Et täna ma käin mingil teisel tasandil seda läbi ja see on tegelikult minu puhul on see olnud kuidagi siuke pidev nagu töö, et kui ma vahepeal nagu rajalt maha selle külluse energiaga kukun, siis ma mingit saan aru, et midagi on nagu kõrvale kaldunud natukene, et peab ennast uuesti tagasi tooma. Et need mustrid on päris sügavad, mida lahti häkkida. Aga nüüd kohe on tegelikult välja tulemas uus raamat rahast, mis seekord ei ole minu kirjutatud, vaid on Sarah, perenimi ei tule meelde, aga üks hästi kihvt naine Londonist, et ma avastasin selle raamatu ja see on täiesti teistsuguse vaatenurgaga räägib rahast. Ta räägib siis rahast selle poole pealt, kuidas raha kui energia näeb meid kui tema kasutajat ja inimesi. Et justkui nagu raha kui energia vaatab ülevalt poolt ja mida ta soovib siis, kuidas meie inimesed kasutaksime teda. Et kui me külluse energiat ja raha nagu kui sellist kui energiat vaatame, siis tegelikult ainus, mis meid takistab selles külluse voolamises, on meie enda blokeeringud ja egod. Et meie loomulik seisund on tegelikult puhas küllus ja selliselt, et raha voolab ja meil on kõik kättesaadav. Ja siis see raamat annab päris palju selliseid ägedaid juhtnööre, kuidas raha sooviks, et me temaga läbi käiksime. Enne veel, kui me jõuame sinna raha ja energia teemani, siis tegelikult ma ei ole veel lõpetanud seda krüptoteemat. Et praegu ikkagi paljud krüptomanid ütlevad, et ma ei tea, kui tohib nii öelda selles mõttes, et ärge tundke isiklikult, pigem krüptoga tegelevad siis investorid, et krüpto on tõusuteel ja seda näitavad peaaegu kõik erinevad siis valuutad krüptos. Et kuidas sina tunned, kas see ongi nüüd see tõus, mille laineharjale võiks ja peaks astuma?
või sa oled veel skeptiline, et seal võib tekkida veel väikseid nagu langusi? Pigem tasub olla veel ettevaatlik, et noh, tegelikult saladuskatte, see on niisugune avalik saladus, et tegelikult igasugused turud on nendega manipuleeritakse kardinate taga päris korralikult ja krüptoturg ei ole ka mingi erand. Et seal on ka tegelikult selline natukene niisugune mingi väike lainetus, aga ma ise arvan, et see aasta võib veel korrektsioon tulla, mis tähendab veel langust ja tegelikult mis me täna krüptoturul näinud oleme, on see, et kui tavamajandust vaadata, siis tavamajandus on ikka veel kuidagi püsib, oma kukkumist ei ole ta veel ära teinud, väikesed mingid vibratsioonid seal toimuvad, aga suurem kukkumine alles ees, siis aga krüpto kasutades siis vanu reegleid, kuidas mingid süsteemid, kuidas lahendused on üles ehitatud, ka kus inimfaktor ja inimesest tulenev risk on niivõrd suur, siis need süsteemid enamus on tänaseks kokku kukkunud, et selline hästi suur puhastus on seal toimunud, kõik nagu nõrgemad lahendused ja tooted on seal kokku kukkunud kolinaga, väga palju inimesi on raha kaotanud, selline ahnuse ja kadeduse ja selline negatiivsete energiate päris korralik puhastus on olnud seal. Võib-olla seda tuleb natukene veel, aga suurem osa on kindlasti ära olnud ja ikkagi kohe, kui tavamajandus hakkab ka suurema hooga allapoole minema, siis on meil tegelikult suhteliselt puhas krüpto paralleelmaailm olemas, kuhu peale siis üle kolida. Et see on see koht, kus väärismetallid ja krüpto siis hakkavad veel rohkem pead tõstma. Et mis täna on, krüptoturu kukkumise ajal ja selle puhastusperioodi ajal toimub tegelikult taustal see, et hästi palju ehitatakse ja arendatakse. Katki ei ole seal midagi, tehnoloogiad on kõik endiselt väga tugevad, toimivad ja lahendusi ehitatakse veel suurema hooga edasi. Lihtsalt turg ja hind ei näita tegelikult, ei ole see päris reaalne pilt, mis tegelikult seal taustal toimub, et tegelikult on seal väga põnev ja väga äge ja me näeme veel väga võimsaid tooteid sealt tulemas. Aga mis on see krüpto üldse nagu, olemusest me saame küll aru, aga mis on sinu arvates selle nagu põhieesmärk, mis ta peaks siis nüüd tegema hakkama, et kuhu poole see võiks liikuda see tuleviku nagu vaade? Temast saab ikkagi ülisuur osa, peamine osa meie igapäeva majandusest. Juba täna väga paljud pangad kasutavad krüptoraha tehnoloogiaid ja ta sulandub meie igapäevaeludesse sisse, igapäevatehingutesse sisse, nii et me ei pane teda tähelegi, niimoodi vaikselt tuleb siis kui tehnoloogia ja erinevad krüptorahad ka. Et temast saab väga suur roll meie igapäeva riikide majanduses. Riigid küll tahaksid rohkem kontrollida, seda me näeme ka regulatsioonidest, kuidas Euroopa Liidust pressitakse ka rangemaid regulatsioone peale. Aga see on kõik nagu normaalne selline vastuseis, et tegelikult seda nagu tehnoloogia iseenesest on detsentraliseeritud, seda enam purki tagasi ei pane. Ja ta elab nii-öelda hästi võimsalt oma elu, et seda võib võrrelda ka nagu raadiolainetega, et need raadiolained on justkui nagu infrastruktuur ja sinna peale saab igaüks oma selliseid rakendusi ehitada ja keegi, kuna nad on igal pool siin kätte saadavad, siis keegi neid kuidagi tagasi kuskile ära peita ei saa. Ja üks selline krüpto küsimus veel, et kui igaüks siin olijatest peaks investeerima ja investeerima sellises ulatuses, mida nad saavad näiteks endale lubada, mingid kuud koguvad raha, siis mis oleks selline miinimum investeering, mida tasuks panna ja miks üldse kõik inimesed võiksid seda teha? Et kui me võtame sellise jaatava poole, et kõik inimesed võiksid teha, siis mis see annab turule, mis see annab sellele liikumisele
ja mis see summa vahemik või algus võiks olla? Ja investeerida võiks tõesti kõik inimesed, et see on palju-palju ägedam kui säästmine, mis see siin inflatsioon 30% ja et see on ikka päris röögatu, kuidas meie säästud vähenevad. Et selles mõttes on mõistlik investeerida, et siis meie nagu nii-öelda säästud või raha küllus ikkagi pigem kasvab. Aga nüüd see on igaühe personaalne, et mingit nagu summat on keeruline öelda, see on igaühe personaalne valik, kindlasti mitte viimast summat ja kindlasti mitte emotsiooni pealt. Et noh, kas 10% sissetulekutest või 5 või 50 või see on kuidas igaühel nagu finantsid lubavad. Aga jah, kindlasti võiks, kes veel ei ole teinud, siis võiks käe valgeks teha ja otsa lahti teha. Isegi kui selle risk taga on, sest risk on alati õppetund ja see on lihtsalt kooli raha. Aga mis siis eesmärk on nii-öelda laiemalt kogu turule? Või mis väärtuse see annab, kui tuleb miljonid uued inimesed? No ütleme, võib-olla siin miljonid, võib-olla mõtleme miljonites. No, turul siis nõudlus kasvab ja siis piltlikult nagu võidavad kõik. Ja, et kuna nõudlus kasvab, siis ka hind kerkib, et see ongi turu põhimõte. Ehk siis need, kes on juba varasemalt investeerinud, need võidavad? Need ka võidavad, jah. Ja siis potentsiaalselt, kui sa võtad järgmise inimese nagu püramiidskeemis, võtad järgmise inimese kaasa, siis sina võidad ka, sest sinu aktsia nii-öelda sinu väärtus tõuseb. See on nii naljakas vaadata, kuidas Bitcoin ja krüptorahandust on püramiidskeemiks sõimatud, nende poolt, kes ilmselgelt aru ei saa, kuidas see töötab. Nagu mina või? Ma saan tegelikult aru. Kui tegelikult sisse vaadata, siis need on nagu täiesti vastandid üksteisele. Et püramiidskeemis on kõikidel, kes sisse tulevad, on eelisõigus ja kõik teenivad järgmiste maksete pealt. Ja seal on suletud info ja ühesõnaga see on terve teooria, kuidas püramiidskeem töötab ja kuidas ära tunda püramiidskeemi. Ja siis on veel Bitcoin. Ainus, miks teda võrreldakse püramiidskeemiga on selle tõttu, et lihtsalt need, kes olid õigel ajal õiges kohas, tegid õige otsuse, nendel ongi eelis ja see on täiesti tavaline, see on iga asjaga nii. Aga seal on läbipaistvus, seal on kõigil võrdne võimalus tippu ronida, seal on informatsioon kõigile kätte saada, täiesti vastand püramiidskeemile. Äge. Nii et igal juhul siis soovitused kõigile kaasa antud, et siis krüptoga enda elu natuke huvitavamaks teha ja proovida siis kätt valgeks ja vaadata, kas õnn hakkab või tulevad head koolirahad. Aga kui minna nüüd tagasi selle juba avatud teema juurde, et raha kui energia, et mis on sinu arvates Asse selline raha nagu siis, võib-olla võtame seda energiat ka, aga kohe et paljudel inimestel on ikkagi mure ja see mure on väga suur, et raha kuidagi ei taha tulla sisse, et seal on mingisugune nagu vari või loor või kate on peal justko, et inimesed nagu räägivad sellest, et nagu raha ei ole ja ei oska, ei tea ja läheb välja ja probleemid ja mured ja kogu aeg on jama. Et võib-olla see on nagu üldistades, aga see on suurem osa inimestest, vähemalt need, keda mina tean, võib-olla mul on siis huvitav tutvusringkond, aga sinul ilmselt on võib-olla natuke teised inimesed ümber, aga see on nii, aga miks see on nii sinu tunnetuse järgi? Ma mäletan umbes 10 aastat tagasi, kui ma selle rahaga nagu teadlikumalt hakkasingi suhestuma, siis ma kuskile riiki kuhugi ma reisisin ja mäleta, kus riigis see oli, aga ma kuidagi jõudis kohale või sain aru, et et mina ja me siin Eestis ei olegi oma rahaprobleemidega üksi, et see on siin ka ja veel teistes riikides ja mõnes palju veel rohkem isegi. Et see on nagu mitte individuaalne probleem, mitte Eesti riigi probleem, vaid kogu inimkond on nagu mingisuguse suure dogma all. Aga kõige esimene tegelikult reegel, mida me pidevalt alateadlikult rikume nii-öelda iseenda vastu, ongi see, et mis sõnumeid me
mis sõnumeid me iseendale saadame ja mida me loome välja öeldes siis, et ei ole raha või on kas ei ole raha või ei ole mingeid asju või ei tule raha või pidev selline nagu negatiivne tunnistamine iseendale ja see on puudusteadlikkus ja see tegelikult energeetiliselt loob sedasama juurde. Et see on juba esimene koht, mis me saame iseenda jaoks nagu ümber mõtestada, et mida me välja ütleme ja mõtleme, et kui sa näiteks raha annad käest ära, ostad midagi, siis mis tundega sa annad seda käest ära, et see on täielikult nagu sinu valik, et kas sa annad selle ära selle tundega, et ma jään nüüd vaesemaks ja raha läks ära minu juurest, siis ülevalt nii-öelda piltlikult nagu energia vaatab, et okei, ta tegi niimoodi, ma küll nagu saadaks talle juurde, aga näed, mõte on selline, mis tal nagu energeetikas nagu läks tööle. Või siis teine valik, et ma annan selle ära selleks, et minu juurde saaks veel rohkem tulla. Sest raha kui energia, talle meeldib ringi käia. Ta on loodud, üldse energia kui selline, ta on loodud pidevalt sirkuleerima, ringi käima. Ja mida rohkem ta keerleb, seda rohkem teda saab ka juurde tulla. Ja et palju kihvtim on raha ära anda sellise mõttega, et see tuleb mulle palju rohkem veel tagasi ja sellise nagu hea tundega, positiivse tundega. Et siis nii-öelda panete tähele, kuidas tegelikult hakkab palju rohkem voolama ja palju rohkem küllust tulema. Ja see on minu meelest see teadlikkuse koht ka, et kas sa tegelikult saad aru, mille eest või mida sa siis tarbid, et mis on see asi või teenus, mida sa siis soetad. Ja kui sa suudad ennast sinna kohale tuua, siis ilmselgelt, kui see on hea ost ja hea väärtus, siis sa mõistad selle väärtust ja oled tänulik selle eest, et keegi on selle sulle kuskile müügile toonud või keegi sulle sellist teenust pakub. Ja sealt edasi ongi juba nagu teadlikum minna sinna sellesse nagu energiavahetusse. Just, ja see on juba sügavam nagu tase, aga et väärtustada, sest mida raha teeb, ta on universaalne väärtusvahetusmeetod, tööriist või ka mõõdik. Ilma rahata ühiskond saab eksisteerida, aga ainult sellisel juhul, kui meie kollektiivne intellektuaalsustase on teatud tasandil ja ühesõnaga see nagu täna veel ei saa, me veel täna veel oleks valmis, me liigume sinna poole ilmselt, aga täna meil on vaja universaalselt mõõdikut, millega saaks siis väärtust kui sellist mõõta ja selleks ongi raha täna kõige parem, kõige universaalsem. Ja kui me tarbime või ostame kelleltki midagi, siis tema on pannud oma ressursi, töö sinna sisse, on investeerinud, on, ma ei tea, ennast koolitanud, ostnud mingisugused mööbli endale või et saaks mingit teenust pakkuda. Ja siis, kui me temale selle anname, siis me tegelikult toetame tema seda panust ka ja väärtustame seda. Ja väärtustame ka iseennast teistpidi. Sest kui me otsime ainult mingit tasuta asju, siis me tegelikult iseendale ütleme ka, et ma olen väärt ainult mingit tasuta pahna. Et palju võimsam on, kui sellise uhke tundega nagu toetad ka kedagi teist ja lased raha ringlema ja väärtustad ka iseennast sellega, kuna sa saad kvaliteetsema parema toote siis alati. Aga mis sa arvad sellisest kogukonna stiilis teenustoote vastu, et kus tegelikult seda universaalset raha ei ole, raha võib-olla mõõdab ära sinu tooteväärtuse turuhinnana, minu näiteks tooteväärtuse turuhinnana ja siis tekib selline sünergia, et kas see on siis selles energiaväljas suuremas kosmilises mõttes see hea tasakaalu energia või seal on jällegi see pool, kes seda algatab, on sellises puudusteadvuses, et tal ei ole justkui siis seda päris cash'i. No jah, selline teoorias saaks toimida ja ma arvan, on mudeleid, kuidas see võiks toimida, aga selleks peab teatud tingimused olema täidetud, et meie enda ego peab olema palju paremini taltsutatud, sest tihti on ka ego see, kes hakkab võrdlema, sinu teenus oli parem tegelikult kui minu oma,
ja tegelikult minu oma palju rohkem maksab ja noh, sellised nagu trikid tulevad sisse. Et sellepärast on jah lihtne, kui meil on täna veel selline universaalne vahend olemas, aga noh, ja teine asi on usaldus ka, et noh, kogukond, kus on umbes 100 inimest, seal tegelikult saab ka partneritehingutega ilusti hakkama. Aga kui läheb suuremaks kogukond, siis jälle ikkagi on vaja mingit, täna veel on mingit universaalselt väärtusvahetust vaja. Aga kas paljud on rääkinud sellest, et ikkagi maailm liigub sinna suunas, et tekivad kogukonnad, väiksemad, suuremad, koos elavad, koos väärtuspõhised, koos mingeid asju tegevad ja neid niikuinii on juba, aga et kas see maailm liigub siis selles suunas, et see ongi varsti põhinormaalsus, et sa oled justkui kogukonna aktiivne osaline, kus siis sinu väärtused ja sinu ruum ja sinu vajadused on täidetud või saavad olla täidetud siis? Ma näen ja arvan küll, et jah, me liigume palju rohkem detsentraliseeritud ühiskonna poole kui täna ja seda isegi igal tasandil, seda individuaalsel tasandil. Me oleme, see on ja hästi sügav teema, mida ma ka praegu uurin ja mis üha rohkem mulle kohale jõuab ja võib-olla ma isegi kirjutan midagi rohkem selle kohta. Et individuaalne vastutus on iga koha pealt, igas dimensioonis praegu, igas valdkonnas üha rohkem pressitakse meile peale. Ja see on hästi seotud informatsiooniga ja informatsiooni arenguga ja sealt loogiline on ka, et ongi struktuurid, süsteemid, mis on hästi kesksed praegu, valitsus, pangandus, finants, kõik need tegelikult hakkavad lagunema ja teevad ruumi siis uuele, mis on palju rohkem hajutatud ja detsentraliseeritud. Nii valitsemine liigub kogukondadesse rohkem, siis finants ka rohkem krüptorahandusse detsentraliseeritakse või hajutatakse rohkem. Et seda on igal pool tegelikult, igas valdkonnas näha. Aga kui veel sellest raha energiast rääkides, sa tõid selle näite, et see autor kirjutas, sa vist ei jõudnud väga täpselt selleni minna, ma juba viisin teema tagasi, et tahad sa uuesti jagada või minna sinna teemas sisse, et see autor jagab siis, mis oli Love? Ja raamatu nimi on Armasta raha ja raha armastab sind vastu. Love money, money loves you back. Ja see siis räägib rahast hoopis teise nurga alt, kuidas me võib-olla siiamaani oleme harjunud mõtlema rahast või rääkima ja see raamat on selline, et inglise keeles on ta isegi hea nagu audiobookina aeg-ajalt kuulata, et ta on ka selline raamat, mis ei ole võib-olla, et võtad ette, loed kiiresti läbi, seda võib ka, aga ta on ka sükene, mida paned nagu aeg-ajalt vaatad ja tuletad meelde endale ja sest see lõhub ka ja teda ei ole ka mugav lugeda, sest ta lõhub väga palju mustreid. Ja ta lükkab meid mugavustsoonist välja, mis on äge, et paneb meid täitsa teistmoodi nagu mõtlema. Asse on ka väga suur enesearendaja ja soovib siis luua endas sellist nagu järjepideva protsessina endas järjest enam tuua välja uusi külgi. Mitte tarkvaraarendaja, aga enesearendaja. Ja ma enesearendaja ikka muidugi, millest ma siis rääkisin. Okay. Et kas sinul see enesearengu nagu teema, sest see on praegu väga paljudel on see väga kuum teema, kõik tegelevad ja käivad igal pool retriitidel ja tseremooniatel ja teraapiates ja coaching ja konstellatsioonid ja nii edasi. Igasugused meeste-naiste ringid. Et ütleme selle ajal, kui sina olid noor, siis selliseid asju ei olnud. Et kas sa üldse olid sellise teadlikkuse või sooviga arendada ja kui olid, siis mis olid sinu sellised suunad, ütleme näiteks mingi 15-aastased? 15-aastasest ma ei olnud üldse mingit matsu sel teemal, et ma vist alles 20-ndate alguses või kuskil üldse hakkasin nagu jälgima ennast alles kõrvalt. Et selles mõttes jah, tänapäeva nagu noored on ikka palju äge on märgata näha, kuidas
kuidas tänapäeva noored on palju kiiremini selles kohas, kus mina olin alles, ma ei tea, 25-selt, et ma hakkasin nagu enda vastu ja inimeste vastu rohkem sügavamalt huvi tundma võib-olla 24-selt, 5-selt kuskilt sealkandis. Ja ega siis jah, ma ei tea, palju ei toimunud, mingid meditatsioonid ja joogad olid. Ja siis ma hakkasin uurima rohkem hüpnoteraapiat, see tundus hästi müstiline tol ajal, et kuidas David Copperfield ja mingid tegelased toimetavad, et kuidas hüpnoos töötab ja siis ma läksin sessioonile ja ka lihtsalt for fun nagu aru saada, kuidas töötab. Esialgu nagu midagi ei toimunud, suurt aru ei saanud, mis asi see oli, siuke rahulik nagu meditatsioon, aga siis ma läksin ühte kooli transpersonaalset psühholoogiat õppima ja ma mäletan kooli esimesel päeval, see oli siin Eestis Jure Petšovski kool, võib-olla mõned teavad, võib-olla mõned on käinud isegi. Et mäletan esimesel tutvustuspäeval nagu ühtepidi üks osa minu sees ütles, et see on nagu päris äge, päris huvitav, aga teine oli see, et kurat, see ikka ei ole päris see, mida ma olen otsinud nagu. Et midagi maagilisem, midagi tumisemat tahaks, et mingid küsimused olid õhus, millele ma ei olnud vastuseid saanud, siuksed nagu mingid seletamatud sündmused. Ja teadmine, hästi sügav teadmine, mul on jah, juba sellest ajast ma mäletan, mul on nagu selline, meil on, inimestel on hästi palju erinevaid, mitte palju, aga tegelikult vist 5 või 6 sellist nagu annet, mis mõnedel on vaja aktiveerida, mõnedel on aktiveeritud ja üks nendest nimetatakse siis clear sentence ehk siis selgelt teadmine. Et see on minul rohkem nagu olemas ja hästi tänulik selle eest, et ma aeg-ajalt nagu kuidagi jah, tunnetan hästi, et mis toimub ümberringi. Ja siis oli ka see sama nagu teadmine, et see on nagu kihvt samm, aga see ei ole päris see, mida ma tegelikult otsinud olen. Ja siis ma tegin selle kooli läbi 3 aastat või 4 aastat. Hästi kihvt protsess oli meeletult ennast lõhkumist ja ennast uuesti kokkupanemist ja avastamist, aga kõik ikkagi toimus nagu sellise meeletasandil ja psühholoogia ja küll erinevad metoodikad ja teraapiad ja igasugu asju sai seal tehtud. Aga see ikkagi jah, ei rahuldanud mind täielikult, ma otsisin edasi ja olin küll, ajasin sulelt puhevile, kui selle kooli lõpetasin, et tundsin ennast juba hästi siin Eesti maastikul ja arvasin, et midagi uut siin nagu õppida ei ole ja kolistasin mööda ikkagi neid väelaulusid ja vaimseid erinevaid retriite mingi aeg ringi. Ja siis äkki üks sõber soovitas, et kuule, et vaata seda lehte, et ühed kihvtid töötoad tulevad. Ja see oli siis Müstikakooli klass Empower Thyself ja Shani, kes on tänaseks minu giid, hästi kihvt naine, hästi armas inimene, tuli Eestisse ja tegi siis Empoweri klassi ja veel mõned klassid ja siis juba kui ma seda kirjeldust nägin, siis ma mõtlesin, et okei, see on midagi hoopis teistsugust. Ja otsustasin all in, võtan kõik, mis sai. Ja siis seal klassis sees mõtlesin, et okei, see on jah midagi nagu teistsugust, midagi ägedat, aga ma ei tundnud midagi või ma ei, tol hetkel mu tajud tunded, kõik olid nagu hästi tuim tükk olin. Ja kogu see kogemus oli midagi täiesti enneolematut, midagi teistsugust, midagi see müstika või selline siukene nagu kõrge vibratsioon, ma küll ei tajunud, aga ilmselt ma kuidagi tajusin, see ikkagi jääb mulle eluks ajaks meelde see kogemus sealt klassist. Ja siis, aga kuna lõpuks ma tegin endaga kokkuleppest, ma olen nagu ikkagi skeptik ja selline infotehnoloog ja ega ma igasugu umbluud ei usu,
siis ma tegin nendega kokkuleppe, et ma võtan selle kõik vastu, ükskõik kas ma tajun, tunnen või midagi, mingit muutust, midagi toimub või mitte. Kõige halvemal juhul on see lihtsalt niisugune äge kogemus ja tegelikult hästi palju tarkust oli seal, hästi palju huvitavat infot. Ja siis ma tegin nendega kokkuleppe, et 2 nädalat annan aega peale neid klasse, et annan aega endale. Kui siis midagi toimub, siis on äge, kui mitte, siis oli lihtsalt kihvt kogemus ja liigun edasi. Ja täpselt 2 nädala pärast siis kukkusin täiesti kogemata hästi sügavasse, hästi intensiivsesse meditatsiooni, kus midagi nagu vabanes ja siis peale seda hakkasin maailma natuke teistmoodi tajuma ja tunnetuma ja see oli tõesti väga-väga intensiivne, et igasuguseid aineid, mingeid asju pole vaja, et ja peale seda siis ma sain aru, et seal ikkagi midagi toimus. Midagi sellist, mis muutis ja mis äratas, mis puhastas ja peale seda siis mu elu on mingid täiesti teistsugused pöörded võtnud, ja ma sain üsna kiiresti aru, et see oligi see, mis mul nagu puudu oli ja mida ma otsisin ja sealt ma olen tänaseni ka kõik vastused oma küsimustele saanud või vähemalt suuna olen kätte saanud, kus ma need vastused leian. Et nüüd läks väga pikaks vastuseks. Miks üldse, absoluutselt põnev lugu oli. Mina lihtsalt tahtsin küsida, et lihtsa küsimuse, et kas usud maagiasse? Et mis see maagia ikkagi siis täpsemalt on? Ma mitte ainult ei usu. Et see loodki, on ju? Jah, aga selles mõttes, maagial on isegi definitsioon. Tegelikult on 2 maagiat. On jänes kübarast välja maagia, mis on illusioon, ja siis on see teine maagia, mis inglise keeles on ka K-tähega koos kirjutatakse magic. Et see on siis magic ja see on siis maagia, kus kasutatakse teatud võtmeid siis, mis energeetiliselt nagu aitavad kaasa või töötavad või mingid teatud nagu spetsiifilised tehnikad nii-öelda. Ja selle maagia definitsioon, iidne definitsioon, aastatuhandeid vana definitsioon on luua ei millestki midagi ja muuta see midagi millestki muuks. Ehk siis, ja meie oleme need tööriistad, ehk siis luua mitte millestki midagi ja muuta midagi siis millestki muuks. Ja see meie abil käib kõik see, et meie oleme need, kes seda maagiat siis loovad. Mis oli su viimane maagia loomise siis manifestatsioon või millist maagiat sa viimati lõid, mis sa mäletad kas siis endale või kellegile teisele? No ma ikkagi aeg-ajalt jälle taipan, et okei, see on mingisugune asi, mis ma olen enda juurde kutsunud ja loonud ja peaaegu iga päev, et see ongi nagu huvitav, et umbes 5, juba siis nagu isegi mitte 10, vaid 5 aastat tagasi enne müstikakooli ma teadsin, et see peidetud maailm eksisteerib ja midagi seal toimib, aga ikkagi kõik, mis sellised maagilised juhtumised, mida ma oma elus märkasin üha rohkem ja kas siis alateadlikult või teadlikult manifesteerisin, ma pidasin neid rohkem kokkusattumuseks ja ma tean, väga paljud inimesed elavad selles, et kõik on kokkusattumus tegelikult, aga tegelikult on vastupidi, et ma teen siin aeg-ajalt ka pühageomeetria klassi, kus me tegelikult õpime rohkem märkama ja aru saama, kuidas kogu maailm meie ümber on tegelikult puhas loogika ja puhas matemaatika. Väga sügavad reeglispärasused ja struktuurid ja hierarhiad ja see on kõik hästi sügav ja keeruline ja mitmetahuline, aga tegelikult taandub kõik puhtale matemaatikale ja geomeetriale. Aga müstikakool aitas mul seda näha, kuidas tegelikult ma ise loon oma maailma ja kuidas kokkusattumusi ei ole, vaid tegelikult on kõik seosed, kõikidel sündmustel on oma põhjust, aga
manifestatsioonil oma põhjus ja me saame tegelikult kõik seda igal hetkel muuta. Ehk siis ennustamine ka tegelikult on ainult hetke potentsiaali näitamine kellelegi. Järgmine hetk võib see ennustus juba täiesti teistsugune olla. Ja mis ma täna lõin, juuksuri vaba aja manifesteerisin endale. Autoparkimiskohad on tavalised. Et jah, igasugused sellised igapäevased asjad on ju. Ja neid suuremaid on ka omajagu. Ja kui müstikakoolist rääkida, siis see kõik see iidne tarkus, see iidne teadmine, need aastatuhandeid kantud tarkused ja siis fundamentaalsed mõistmised, et see on kõik väga erutav. Aga kas see võib olla sarnane, nagu on see New Age'i stiil, et nagu keegi ütleb, et tema on nüüd guru ja tema ütleb, kuidas elama peab ja me siis vaatame kõik niimoodi, ütleme amen, muidugi ütle amen on ju, aga et siis nagu lähme kõik sellele pea ees ja oleme seal ashramis ja kaifime kogu seda energiat, mis sealt sisse tuleb. Või kuidas sa tunned seda müstikakooli ja New Age'i siis suhet? Ja New Age on äge, seal on päris palju kihvte asju, aga sellega peab ka väga ettevaatlik olema, et müstikakool on täielik vastand New Age'ile, et me inimestena tegelikult läbi aja väga palju muutunud ei ole. Me oleme täpselt samamoodi ehitatud nagu aastatuhandeid, 10 000 aastat, 20 000 aastat tagasi. Lihtsalt meie ego on palju suuremaks kasvanud vahepeal. Meie siis informatsiooni ja protsessimisvõime ja meie aju on eelkõige arenenud kõvasti aga inimesena me tegelikult palju muutunud ei ole, mis tähendab seda, et tegelikult ka iidsed tarkused ja praktikad töötavad hästi. Loomulikult energeetikas on mingisugused sellised nagu areng ja evolutsioon ikkagi toimib ja neid ka täiendatakse. Aga mis minul just müstikakooli puhul ja üldse müstikakool kui selline, kui ma müstikakoolist räägin, siis ma tegelikult räägin kuningas Salomoni õpetuste liinist ja see on täielik vastand New Age'ile, et New Age'is on, ei ole selliseid nagu struktuure või liine, mis annaksid meile kindluse, et see mingi uus asi on töötanud juba aastakümneid ja mitte aastakümneid, vaid ka aastasadu ja erinevaid põlvkondi. Et liin on just, ta on nagu siis, teda võib võrrelda ka tegelikult päris nagu teadusega. Et kui me teaduses on niimoodi, et me teeme mingi katse, tõenduspõhises teaduses, me teeme mingi katse, siis me võrdleme tulemust eelmise täpselt samas situatsioonis tehtud katse tulemusega ja siis me saame öelda, et jah, see asi tõesti töötab. Siis tegelikult liini või tegelikult vaimses maailmas on täpselt samamoodi, et kui me küsime endalt, kas see praktika, kas mingi mantra või mingisugune uus, ma ei tea, reiki tehnoloogia või mis iganes mingi muu asi, kas ta töötab või mitte, siis ma olen hästi palju viimasel ajal on tulnud ka seda, et jah, kui tuleb puhta koha pealt, keegi on selle nagu ilusa koha pealt südamest loonud ja siis järelikult töötab. Tegelikult see päris nii ei ole. Võib olla ju puhas selles mõttes, et ma olengi puhta koha pealt loonud, aga ei ole mingit kontrolli ega katsetust ega meetodi, mis suudaks tõestada, et see nüüd reaalselt toimib. Just, ei mina ole. Küll mõtlen oma puhta ajuga ja kogemusteta teistest väljadest tulen ja sünnin ja loon siia midagi. Ja? Just, et tegelikult ükskõik millise koha pealt asi on loodud, siis meil inimestel tihti on nagu tendents, et ego tuleb pressib ikka alati kuskilt kavala koha pealt vahele, et kui me vaatame süsteeme, mis täna on üles ehitatud, siis 60 aastat tagasi keegi ei hakanud, ma ei tea, pangandust üles ehitama selle mõttega, et see orjastab inimesed kindlasti. Et keegi kuskil nagu ei hõõrunud käsi kokku, et hakanud nagu demokraatiat välja mõtlema selleks, et ta täna tegelikult ei teeni meid enam.
et tegelikult kõik süsteemid, mis meie ümber on tegelikult puhta koha pealt loodud, aga nad on aegade jooksul on nende kohandatud ja mingid otsuseid tehtud ja on nad lihtsalt hakanud kõrvale kalduma. See on igasuguse asjaga, vaatame sotsiaalvõrgustiku mingeid rakendusi või vaktsiinid olid ka kindlasti loodud algselt nagu täiesti hea eesmärgi nimel ja täna me saame öelda, et tegelikult on nii ja naa, et äri. Jah, äri on seal päris palju taga ja kõike muud. Et ehk siis puhta koha pealt loomine algselt võib-olla toimis, aga tegelikult me ei saa kindel olla, et ta jätkusuutlik on ja et ta päriselt ka meid teenib. Ja isegi kui see puhta koha pealt loomine, see inimene arvab, et ta lõi selle õige koha pealt, siis see tegelikult, mida ta lõi, see me ei saa ka kindlad olla, kas see tegelikult pikas perspektiivis töötab või mitte. Ehk siis tagasi tulles küsimusele, kust me siis saame aru, mis on õige, mis vale, mis töötab, mis mitte. Ja kuningas Salomoni liin ja mis taandub siis ka Hermetiksi liinile nagu 9000 aastat, või 8000 aastat tagasi, ütleb seda, et ainus viis, kuidas me saame aru, kas mingi asi on õige või vale, kas mingi asi teenib valgust või pimedust või inimest või siis hoopis midagi muud, on see, et vaatame vilju, vaatame tulemust, täpselt samamoodi nagu teadus. Lihtsalt nüüd vahe on selles, et seal on lihtsalt aega vaja. Ja seda teebki siis struktuur ja liin, mis näitab ette, et ta on nagu garantii, et aastatuhandete jooksul on kindlaid asju täpselt samamoodi teinud ja inimesed, kes seal sees on toimetanud, kes on neid praktikaid kasutanud, neid tarkusi enda elu hüveks kasutanud ja teiste teenimiseks kasutanud, et need toimivad ja need on õigesse kohta viinud inimesed. Et müstikakooli liinis on läbi aegade väga palju väga kuulsaid maailma muutvaid nimesid ja see on nagu kollektiivne track record, ajalugu ja selle pealt saab öelda, et jah, tulemused on tõesti ägedad. Järelikult see toimib ka sinu või sinu peal. Nii kaua, kuni sa neid muidugi kasutad, et seal on hästi palju ka enda vastutust ja tööd taga. Kui sa nüüd tood mõne näite konkreetselt, mida me saaksime tänastele kuulajatele ja vaatajatele siin kaasa anda, et mis nii-öelda teadmine on aidanud sind elus edasi, mida sa oled saanud puhtalt siis müstikakoolist, et mida sa oled siis võtnud oma näiteks nii-öelda igapäevasesse harjumusse mingi mõttemuster, tegevusviis ja 2 sobiks. 2 kohe või? No 2 ja kohe. No kindlasti sa tõid selle ise ka välja, ma võib-olla nii ägedalt ei olegi seda märganud, aga kui sa selle päris alguses välja tõid, siis ma ikkagi oluliselt vähem reageerin ja kui selles mõttes see sisemine nagu rahulolu ja stabiilsus on ikkagi väga, väga suur ja ma pigem reageerin vähem ja mis see teine sõna nüüd on? Reageerin ja pool on reactive ja active. Ei, reactive on reageerima ja siis proactive. Okei. Ühesõnaga, ma pigem, kui midagi juhtub väliskeskkonnast, siis ma pigem nagu ikkagi vaatlen kõigepealt, enne kui ma üldse midagi teen ja siis ma alles otsustan, mida teen. Et see on nagu andnud hästi palju, siis kindlasti enesekindlus ja palju suurem enesekindlus ja lootus ja selline tugi ja sallivus, armastus ja tänulikkus. Kõik need on need, mis on ikka väga palju tänu müstikakoolile kasvanud. Et see on selline nagu sügav mõõde armastusest, tänulikkusest ja on mingid erinevad perspektiivid avaldanud. Aga mis see lootus sinu jaoks ikkagi tähendab, et
praegu ju meile peavoolumeediast tuleb ikkagi väga lootusetu siis tendents, olgu see kliimaga, on see erinevate riigijuhtide erinevate plaanide hirmutamiste, kõik igasugused meditsiinilised väljakutsed, toit, raha, kõik asjad, et igal pool on mingisugune räige nagu pomm all. Et kuidas siis selles olukorras sina oled jäänud, kui sa oled siis lootusrikkaks ja mis on siis mõjutanud sind, et kuidas sa seda kogu olukorda siis protsessid või näed? Jaa, see on äge küsimus. Ma isegi vaatan seda isegi mitte ühe, vaid kahe teise vaatenurga alt, mis aitab palju rohkem mõista ja mis loob ka seda lootust palju rohkem. Üks on see, et kui lihtsalt zoomid välja nagu suurde pilti ennast, siis saad aru, et see kõik on nagu mingisugune sebimine suures pikas perspektiivis ja et see on selline nagu mööduv ja lihtsalt mida suuremas pildis asju näha, seda väiksemaks probleemid seal sees saavad tegelikult alati. Et selles suhtes on hea nagu hea alati välja zoomida ja suurelt vaadata ja pikas perspektiivis või ajahorisondis vaadata. Aga teine veel nagu ägedam on see, et olles nüüd teadlikum ja teades, kuidas valgus töötab, kuidas energiad omavahel toimivad, siis see, mis praegu toimib, on tegelikult selline nagu pimeduse agoonia, et valgus pressib peale tegelikult igal pool, igas suunas, igas valdkonnas ja sellele ainult saabki olla pimeduse reaktsioon. Et pimeduse sellised viimased olemasolevate süsteemide viimased hingetõmbed ja seda on jah igalt poolt näha ja see on protsess, millest on vaja lihtsalt läbi minna ja pea püsti ja sellepärast on ka eneseareng igal pool hästi võimsalt intensiivseks läinud, sest meid kogu selles ühas pealtnäha, ühas segasemaks minevas nagu maailma virvarris me ei saakski nagu muidu edasi liikuda, kui me sellest läbi enesearengu edukalt välja ei tuleks. Et meid nagu lükatakse sinna otsa sisse, et visatakse teised järve, et uju nüüd välja. Ja need, kes ei uju, siis see on nende valik ja nii ongi ja kogu maailm tegelikult liigub edasi. Nii et vaatleja roll oli üks ja teine oli siis mõista, et see on praegu selline protsess. Loomulik protsess, jah. Ja see on tegelikult ja sealt tuleb ka tänulikkus kohe, et see tegelikult ongi vajalik, et me liiguks hoopis ägedamasse kohta. Aga sellest enesearengust rääkida, siis miks üks inimene peabki arenema, et kas see on nüüd eraldi eesmärk, mõned on mõelnud, et elu eesmärk ongi areneda ja kasvada ja saadagi uusi kogemusi ja läbi järjepideva siis muutuse on võimalik siis midagi õppida ja seeläbi siis, ma ei tea, mida teha, on ju. Või ütleme, see elu eesmärgi küsimus on võib-olla teine küsimus, aga rääkides enesearengust, et mis see eesmärk on ja mida silmas pidada, kui siis iseenda praegu hetke kogemust, hetke olemist siis vaadelda sellise nurga alt, et mida ma siis täna, homme või selle nädala, selle kuu, selle aasta jooksul soovin endas arendada? Ma isegi vaataks, et see võib-olla on niimoodi, et me räägime sellest enesearengust kui nagu mingist uuest asjast, aga tegelikult nagu minu jaoks ja väga paljude teiste jaoks see on elustiil. Ja see on meie loomulik osa tegelikult meist, et see peakski olema igaühe loomulik protsess enese pidev areng. Sest me tegelikult loomult oleme loodud pidevalt kasvama, arenema, laienema, edasi liikuma. Ja selle eest ka müstikukool igal sügaval tasandil, igas kohas, kuhu me vaatame, mida müstikukool teeb ja pakub ja kuidas ta töötab, on see, et progress ja areng on alati esikohal ja valgus kui selline tähendabki ka positiivset energiat ja alati arengut. Ja seisak on juba taandareng, sest ka kogu universum meie ümber liigub edasi ja areneb ja laieneb. Ja
ja nüüd, kui selle koha pealt tulla ja vaadata, mis see eneseareng on, siis me jõuamegi sinna kohta, et tegelikult see ongi pidev protsess ja tegelikult ja müstikakoolis on selline asi nagu path, teekond. Ehk siis ongi kaardi peal teekond ja see teekond tähendab seda, et seal on initsieerimised, seal on erinevad klassid ja see teekond teenib seda, et sa saad indiviidina pidevalt tõused kõrgemale ja kasvad ja arened ja laiened ja mis seal veel tegelikult sügavamal tasandil töötab, on see, et mida rohkem me kasvame, mida rohkem me areneme, see on nii maises kui vaimses maailmas täpselt samamoodi. Seda vabamaks me saame. Et kui me loome mingisuguse muutuse, kui me astume mingi sammu, siis mis see tegelikult tähendab? Ehk siis ma ei tea, läheme mingile järgmisele koolitusele klassi, teeme midagi enda suhtes, nagu ütleme, arendame ennast edasi, siis me tegelikult teeme otsuse, et võtame vastutuse ja astume mingi sammu. Ja peale seda, kui me selle sammu astume, siis kogu universum, kogu maailm meie ümber vaatab meid tegelikult teistmoodi juba. Me oleme võtnud vastutuse, me oleme sammu astunud, me oleme oma nii-öelda mingisugusest fiktiivsest mugavustsoonist natukene välja astunud ja me oleme endaga tegelenud, ennast arendanud natukenegi. Ja siis, mis sealt kohe järgneb, on tegelikult automaatselt autoriteet universumi pildist vaadates. Ja autoriteediga alati kaasneb ka rohkem vabadust. Ja sealt me tegelikult ronime oma isiklikus hierarhias alati kõrgemale, alati ülespoole. Ja seda nii maises, seda on kõik töökohad, igasugused rollid, mis meil elus on suhtes, igal pool, kõik on tegelikult hierarhia baasil. Me alati teeme midagi, astume sammu, areneme, siis järgneb automaatselt autoriteet. Me saame rohkem infot, tuleb lahti meile ja sealt meil on kohe rohkem vabadust otsusi teha. Ja täpselt samamoodi töötab ka vaimses maailmas. Kui me endaga rohkem tööd teeme, rohkem arendame ennast ka vaimselt, energeetiliselt kasvame, siis täpselt sama hierarhia töötab ka seal. Nii et kui me võtame seda elu kui sellist teekonda, siis üks siuke nagu vankumatu mõte, mis on nii mul kui paljudel läbi jooksnud, on see, et kui elu toetab, olete vist kuulnud, elu toetab, elu hoiab, annab mulle võimalusi, näitab mulle rada, mina liigun siis elu voolavas vees. Et kuidas sina ise tunned, et kas elu toetus, hoitus, kantus, voolavus on see, mis kannab ka sinu väärtusi? Muidugi. Kui on nagu nunnu ja mõnus, siis on ikka natukene on hea ka vahel mõnda aega. Aga seda on nagu huvitav näha, kuidas kui paljust võib-olla väga paljud ilma jäävad kahjuks ja tegelikult sellega ma mingi ingel ei ole, et ma samamoodi ikkagi satun ka sellesse nagu mugavusse päris tihti ja lähen nagu surnud kala mingi voolava veega kaasa. Aga tegelikult kui ma elust tagasi vaatan, siis ma olen hästi tänulik endale, et ma intuitiivselt juba olen kuidagi tegutsenud päris paljudes olukordades selliselt, et ma iseendale annan jalaga tagumikku või on see siis keegi mingi suurem jõud, mis nagu õigel hetkel annab, et kui ikkagi liiga mugavaks läheb, siis ma hakkan rabelema kuidagi. Et ma ei tea, võib-olla siin on veel mõned sarnast tunnet tundnud. Et jällegi see on see märk, et me tegelikult oleme loodud pidevalt kasvama ja arenema ja edasi liikuma. Ja hästi palju on seda nagu New Age'i dogmat, mis räägib sellest, et kui universum toetab, siis järelikult on õige asi. Tegelikult on hoopis vastupidi, et kui mul see krüptoinvesteering oli, et ma jäin kogu rahast ilma, kui ma oleks selle New Age'i järgi liikunud, siis ma ei tea, ma ei oleks täna kindlasti siin, kus ma olen.
et ma sain täiega vastu vahtimist seal ja tõusin ja läksin vihaga sellest plokist läbi. Ja nii on tegelikult igasuguste otsustega, et kui me teeme mingisuguse otsuse, mida suurem see otsus on ja mida võimsam see otsus on, kohe peale otsuse tegemist universum tegelikult paneb meid proovile, viskab meile korralikult kaikad kodaratesse ja näitab meile kõik plokid ära, mis meil selle otsusega seotud on. Ja see on, ühtepidi on see test, kas me tegime õige otsuse, kas me oleme väärt seda, mis selle kõrge mäe tipu taga paistab, kui me sealt üles ronime. Ja kas me saame hakkama sellega. Ja teistpidi see ei ole mitte ainult test, vaid see ka kasvatab meid ka järgmiste mägede jaoks. Et kui kana või tibu siis munas järgiks ka seda mõtet, et mul on siin nagu mõnus ja mugav, siis ta surekski sinna, et igal tibul kõige esimene väljakutse peale seda, kui ta teeb otsuse, et ma nüüd sünnin siia maailma, siis ta kõigepealt peab oma elu kõige suuremast katsumusest läbi selle munakoore pressima ennast ja kui ta sellest läbi saab, siis avab tema eest täiesti uus maagia. Vägev. Aga kui tulla selle... Ehk siis kokkuvõte, kui te peale otsuse tegemist või mingit elumuutust märkate, et nüüd on nagu midagi läheb justkui käest ära, mingi jama on ja mingi meeletu vastuseis on, siis ei ole mitte see märk, et sa tegid vale otsuse, vaid see on just täpselt see märk, et sa tegid kõige õigema otsuse üldse. Väga tore. Tõesti tore, et ma väga naudin seda mõtet, sest see kuidagi jääb mulle endale, jäi just kripeldama, et muidu mõtled, et elu kõik voolab, kõik toetab, aga tegelikult on see, et kui takistus, siis ongi see, et elu paneb küsima, kas on ikka see, mis sul on vaja teha. Ja siis, kui sa võtad ennast kätte, muudad, õpid, arened, kasvad ja saad sellest takistusest jagu võitu, lähed sellest mööda, näed teist perspektiivi hoopis, siis on sul võimalus tegelikult see rada nii-öelda ise luua. Ja see on väga võimas mõte. Ja mis meiega siis juhtub kogu nende takistuste ületamisel ongi see, et me saame tegelikult ise paremaks ja kasvame ja ka tegelikult inspireerime ka teisi ja aitame ka teisi kasvada ja areneda. Ja see on tegelikult juba 2000 aastat tagasi Rooma impeeriumi juht Marcus Aurelius juba ütles kuldsed sõnad, et no tema mõte oli see, et obstacle is a way, ehk siis takistus on see õige tee. Tema järgis oma elus kogu aeg seda põhimõtet. No tema oli üks neid valgustunumaid sealt kogu kambast. Aga kas sinu müstikakool, ma tahaks ikka selle müstikani juurde ka veel tagasi jõuda, et seal on väga huvitavad kursused ja te kõik saate neid vaadata ja näha ja otsida ja võib-olla isegi minna. Aga seal on üks selline koole 12 rassi, et mis see tähendab ja kuidas sa seda siis jagaksid lihtsamale inimesele nagu mina? 12 rassi on ja kui ma seal esimest korda käisin, siis oli see ka minu jaoks üks veidramaid, aga ta räägib erinevatest energiatest nii-öelda ja ka olenditest, kes siin maa peal meiega veel koos mõned elavad, mõned on elanud ja nad on nii-öelda looride taga, et energiad on looride taga, me ei näe neid igapäevaselt, aga me saame nendega ühenduda ja siis see klass annabki võtmed ja teeb tuttavaks nende erinevate olenditega. Et ma tunnen, see on nagu ka hästi kihvt on nagu aeg-ajalt nagu märgata, et enne müstikakooli minu jaoks mingi selgeltnägija või mingi võimetega inimene oli täielik nagu vau, et näeb või kuuleb või midagi hästi nagu harva sattusin sellistega kokku ja kui sattusin, siis kummardasin kohe. Et siis täna on see jälle nagu iga päev ja ma tean päris paljusid inimesi,
kes näevad ja kuulevad rohkem kui keskmine inimene võib-olla. Ja nende olenditega on jah võimalik suhestuda ja nendega koostööd teha ja see klass siis ütleme, et ta tõstab teadlikkust ja aitab nendega nagu paremini tuttavaks saada. Nüüd väga põnev, kes soovib siis ennast järgmise taseme müstikuks kogemusena liikuda, siis seal kindlasti saab ennast proovile panna. Tundub nagu väga süke võõras, olen natuke skeptiline, aga see käib vist asja juurde, et kui sa ikkagi ei tea midagi sellest, siis oled justkui skeptiline. See on, jaa, selles mõttes müstikakool täiega tervitab skeptisismi, aga mitte sellist skeptisismi, mida meil siin kahjuks on hästi palju teaduse poole pealt just, et selline nagu silmaklappidega, et ma ei võta üldse mingit muud infot vastu läbi refereeritud teadusartiklite, vaid skeptisismi, et sa oled ikkagi avatud, su tass on tühi nii-öelda ja sa oled valmis uut infot vastu võtma ja katsetama seda enda jaoks, kas see töötab sulle või mitte. Et mina olen ka selline skeptik, et ma olen hästi realist, mulle igasugused nagu umbluud ja vandenõuteooriad nagu ei lähe korda nii kaua, kuni ma päriselt sinna sisse kaevan ja saan aru, kuidas see töötab ja kas see päriselt ka nii on, nagu räägitakse. Ja see jah, 12 rassi klass, et see on jumala eest tule skeptikuna, see on hästi lõbus klass, seda teeb Shani, minu giid ja ta on hästi kihvt hästi lahe õpetaja, ta hullult naudib seda, mis ta teeb ja seda on nagu, tõesti fun on täiega. Mul on üks praktiline küsimus ka, et sa näed väga hea välja, sa näed väga, ütleme, sinu aura tundub väga puhas, et mis on need maised asjad, mida sa teed iseendaga selleks, et sa oleksid terve nagu sa oled. Et ma saan aru, et vaimses maailmas sa teed endaga tööd ja puhastad energiaid ja tervendad iseennast ja tõstad järjest enam erinevate inimeste ja erinevate keskkondadega. Aga mis on maised asjad, millega sa hoiad ennast, siis me elame siin kehas ja kui see keha meil ei suuda opereeruda, siis meil ei ole selle vaimu ja energiaga, mis meil siin kõik ümber sees on, ei ole mitte midagi teha, kui me oleme haiged ja väetid. Et mis on need maised asjad, mis sa tooksid esile? Kohe tulevad asjad, mida ma võiks rohkem teha muidugi ka. Aga räägi neist ka, absoluutselt, me tahame teada, milles asse siis ennast arendama peaks. Räägi ausalt välja. Sporti võiks küll rohkem teha. Super, väga hea. Ma ikkagi pressin ennast, liigutan küll, aga seda võiks tegelikult rohkem teha. Aga ikkagi ma püüan rohkem jälgida, mida ma suhu topin, et me oleme need, mida me tarbime siis füüsilises kehas ja energeetikasse see kõik kandub ka väga hästi edasi, et puhas kvaliteetne vesi ja toit ja tegelikult on meie keha, ilus ütlus, meie keha on hinge peegel ja ka tegelikult vaimu. Ehk siis kõik, mis me energeetikas teeme, mõtted näiteks, tunded, kõik see ka peegeldab meie füüsilises kehas. Positiivsed mõtted, rohkem rõõmsam keha, negatiivsed, tuleb ilmselt mingi haigus varsti või midagi. Et jah, head positiivsed mõtted, tänulikkus, selline rahuseisund, ühendus ja siis jah, vaadata, mida tarbid ja keha vajab õiget nagu häid kvaliteetset toitaineid ja liikumist. Sa tegid ühe toreda laivi, mis oli sinu toreda sõbra Philippiga ja te rääkisite sükse väga huvitaval avatul teemal. Nimelt psühhedeelikumid, rännakud, tseremooniad ja kogemused ja kuidas sellesse kõigesse suhestuda. Et kui sa nüüd selle laivi nagu kokkuvõtte tooksid meile mõne loo ja mõne ideega, millega me võiksime siit täna koju minna või siis mis oleks inspiratsiooniks vaadata seda laivi järgi sinu kanalil. Et kuidas sa seda kogemust, mida Philipp jagas, siis oma sõnadega välja tooksid? Ärge tehke psühhedeelikumi. Nii ja otse lihtne vastus. Ei, tegelikult on seal oma sügav nõu sees, et ma olen ise teinud ja Philipp on teinud, Philipp on ikka nagu käis vähe sügavamal ära ja tegi neid vähe rohkem kui
kui mina teinud olen, aga Philipp on mu hästi hea sõber ja ka Müstika kooli kõrge initsieeritu ja ritual master ja et ta on tema on siis nagu väga hea näide tegelikult sellest, kuidas ta otsis ka mingi 3 aastat, käis Amazonases ja tegi mingeid nädalasi retriite ja ikka täiega sukeldus sinna sisse ja proovis igasuguseid asju ja ta on väga hea näide sellest, kuidas psühhedeelikumid ei vii meid kaugele. Et nad on tegelikult shortcut'id, nad korraks näitavad võib-olla mingeid asju ja see, mis nad näitavad, ei pruugi ka tihti olla see, mida meil tegelikult parasjagu kõige rohkem vaja on. Üks asi ja teine on see, et nad avavad energiaid tihti, mida tegelikult ka šamaan ise, isegi ka šamaanil pole õrna aimugi, mis tema ümber tihti toimub. Sest ka kui energiat töötavad väga mitmes dimensioonis ja meile tihti näidatakse ühte asja, aga tegelikult see, mis kuskil nagu teises kohas toimub, seda ei pruugi ka šamaan ise nagu aru saada. Et see on tegelikult väga triki ja väga sükene mitmetahuline ja ühesõnaga, kui kõige õigem viis võib-olla, kui üldse peaks mingi psühhedeelikumi teema olema, siis on see, et nii nagu seda iidsetel aegadel tehti, et sa paned selle taime ise mulda, hoolitsed eest, kasvatad teda ja lõpuks, kui on lõikusaeg, siis küsid, kas nüüd on see aeg, kas mina teenisin sind vastu, kassin sind ja kas sa nüüd teenid mind vastu või mitte, et selline nagu kokkulepe ja siis võib olla ka see hetk, et tegelikult ei olegi teda vaja, et või siis kui on, siis ka nagu hästi sellises turvalises ja mõnusas keskkonnas oma ette, mitte tingimata, mitte sellises olukorras, nagu meil täna siin hull business igal pool käib ja kõik iga nurga peal teevad igasuguseid asju, et see kindlasti energeetiliselt ta on väga triki ja ta on ka loogiliselt nagu ei teeni meid, sellepärast nagu ma ütlesin, ta on siis shortcut ja shortcutid kunagi ei vii kaugele pikas perspektiivis. Et kaugele viib ikkagi alati töö endaga ja pidev töö endaga, sest taimedega on ka see, et sellest võib pikalt rääkida, aga meie tegelikult oleme galaktilised olendid. Me tuleme sealt kuskilt kõrgelt ja läheme sinna kõrgele tagasi, aga taimed on tegelikult maa energias hästi. Nad on palju madalama energiaga, kui meie oleme suutelised liikuma ja ma olen seda ise kogenud väga mitu korda. Ehk et kui võtta midagi, siis ta viib meid kuskile korraks ära ja siis me tihti võime kukumegi tagasi ja tihti ka madalamale, kui me enne olime. Ja siis jälle midagi, ma ei tea, paar kuud toimetame oma asju ja siis on meil järgmist doosi vaja kuskil jälle ära käia, põgeneda ja tagasi kukkuda. Versus siis, kuidas tegelikult iseendaga päriselt oleks õige tööd teha, on see, et me pidevalt töötame iseendaga, kasutame praktikaid ja liigume oma teekonnas edasi teadlikult. Ja siis me läheme sellises tempos ja me enam ei kuku kuskile, vaid me tõusemegi pidevalt kõrgemale. Aga kui sa kasutad neid samu praktikaid, ala näiteks korra aastas käid ühel tseremoonial, väga hoitud šamaan, teab, hoiab, oskab ja siis sa kasutad ülejäänud aja praktikana, sa ei oota, sa ei otsi, vaid see tuleb nii-öelda siis voolavalt õigel hetkel sinuni, see kutse. Et mina isiklikus kogemusest olen käinud mõnel väga siis maises rännakul, kus tundsin, et läksingi sinna kuskile sügavale, samas ei käinud kuskile ära ja sain endale, ma ei tea, aastaks ajaks mingisuguse terve raamatu tööd iseendaga. Et mida ma muidu võib-olla ei oleks kunagi teinud, ma ei tea. Et see minu jaoks ongi natuke nagu süke, ma tahaks öelda, et ma tahaks olla vaba selle tegemises, aga teiselt poolt jällegi olles teadvel sellest, et sa võid sinna lihtsalt nagu sisse kukkuda ja ma olen näinud mingeid inimesi, kes käivad iga kuu. Okay. Iga kuu käid ja lihtsalt tõmbad ennast nagu laksu alla ja lendad kuskil ära. Et see on päris jõhker sõltuvus. On, jah. Aga see raamat, mis sa enda kohta said, kui palju sa seda lugenud oled? See on hea küsimus. No, aus.
aga nüüd on niimoodi, et mul on nagu mõned teemad on meeles, et ma suudan ikkagi tuua ennast kohale, et mõned teemad on mees, millega me tegelema. Aga see on hea mõte ja, et ka see sama näiteks siin on ju, et ta on täis häid märkmeid, aga need märkmed lihtsalt, see nagu kirjaniku sulg, see liigub, aga ta ei jõua tagasi sellesse nagu teadvusesse, et ta justkui saab nagu minust välja ja tehtud. Ja tegelikult üks kõige võimsamaid enda elu juhtimise, manifesteerimise tehnikaid, mis mul on au olnud isegi 2 protsessi läbi käia, on Kabala, ka müstikakooli siis portfellis. See on lihtsalt täiesti, seal on nagu täpselt väga võimas struktuur jälle, kuidas asjad maa peale tuua sellest nagu hästi õhkõrnast energeetika pilvest. Ja seal on siis hästi nagu mainestruktuur pluss ka väga võimas energeetika, kuidas asjad tegelikult süvitsi siis kõige pisemate nagu fraktalite tasandil või kõige pisemate struktuuride, kriidide tasandil meie sees töötavad energeetikana, et kuidas üldse nagu hakkab mingi asi meieni tulema, mingisugune uus manifestatsioon või soov hakkab reaalsuseks saama ja seal on ikka mingid täiesti ulme asju, mis ma läbi kogesin, et sellest oli ka mul just üks intervjuu, kuidas ma mulle meeldib testida. Ja siis see oli mingi paar aastat tagasi, kuidas ma selle sama Kabala klassi käigus siis testisin seda, et viskasin ühe numbri üles, et tahaks, ma vist isegi panin niimoodi, et ma nagu ma tahaks kontrollida sellist summat. Ja see summa ei olnud mitte miljonites ja sadades miljonites, vaid veel rohkem. Ja siis umbes 3 kuu pärast ma olin selles kohas, et see asi hakkab minuni tulema. Et see oli pensionifondide siis Eesti pensionifondide reformiga seotud üks projekt, mis ma siis läbi selle Kabala nagu enda juurde kutsusin, et aga ma sain aru, et ma ei suutnud sinna veel motivatsiooni taha panna, sest seda oli lihtsalt liiga palju, see näitas minu jaoks väga selgelt seda, kui võimas manifestatsioonitehnikad ja Kabala on. Ja teistpidi, mis ma õppisin sealt, näitas ka seda, et kui midagi soovida, siis peab ikka selleks sooviks valmis ka olema. Et ma teadlikult lasin lahti, sest ma ei suutnud, sain aru, et ma ei ole selleks veel valmis, et ta on tulemas juba, ma näen seda realiseerumas, kui ma oleks suutnud enda sinna motivatsiooni tahte taha panna, siis oleks see juhtunud. Aga ma veel ei olnud seal kohas, jah. Assel on üks selline väga huvitav projekt käsil, millest ma tahaks paari sõnaga sinu mõtteid ja tagasisidet kuulda, et Assel nimelt ostis krüpto eest endale mõisa. Et tal on siis uhke mõis, katust ei ole, aga päris äge vaade on ja peaaegu näeb merena. Et aed on uhke ja basseine on mitmeid ja korrused on 3 ja tube, ma ei tea, kui palju 5 tegelikult. 5, okei, paneme natuke juurde. Et aus. Ja siis on praegu siuke viljapuu aed on seal külje peal, et nagu väga inspireeriv, et jagad see, mis on sinu eesmärk sellise koha loomisel, et miks ühel mehel peaks olema mõis? No unistus oli jah, see mõis oli mul ka tegelikult selles samas Kabala siis tehnikas sees ja seda oli ka kiht nagu jälgida, kuidas ta hakkas minuni tulema. Ja mõisa unistus on jääda nagu korda teha võimalikult kiiresti. Nüüd majandus on nagu on, kohe peale mõisa ostu kõik kukkus kolinal, et selles mõttes oli nagu mulle õigel ajal toimus kogu värk. Et aga sellest saaks siis jah selline kogukonna keskus ja keha, vaimu ja hinge tervenduskeskus, mitte ainult Eestile, vaid ma arvan, et piirkonnale. Et seal on hästi võimas potentsiaal ja väga ägedalt asju saab seal teha, et hästi palju ruumi ja saab ühe kihvti asja, ma arvan. Et siis võib-olla varsti juba kohtume seal, teeme seal toreda intervjuu kuskil 5. korrusel, et siis kui Asse meil ükskord varsti kokku kutsub. Meil hakkab aeg vaikselt kokku tõmbuma, et siin kogu see
Rännak on siis jõudmas sellisesse toredasse lõpufaasi, et nüüd annan kõigepealt Assele sõna veel mõned mõtted, mis tal on jagada, kutsuda soovi energiaid veel siia ruumi tuua ja siis tegelikult on võimalus veel mõned küsimused ka esitada, et saame otse laivi võtta teie küsimused, et mõelge hetke ja siis ma annan nii kaua Assele sõna. Aitäh, ma küsin publiku eest ühe küsimuse. Et me oleme siin pikalt jauranud ja teoritiseerinud, aga mis teha saab siis, et kuidas nagu, et koolis meile hästi palju rõhutatakse ka tihti seda, et me tegelikult me elame siin materiaalses maailmas ja see on tegelikult tegude maailm, et see on world of action, et mis see call to action siis on, et esimese sammuna tavaliselt on hästi hea tulla teha tutvus siis nende energiatega läbi sessiooni, erasessiooni, milleks on eluaktivatsioon ja see on eluaktivatsioon.ee, saab sellest rohkem lugeda, kuidas ta töötab, mis ta teeb. Aga see on, ma ise olen seda hästi võimsalt erinevates situatsioonides ja erinevates kohtades kogenud ja vastu võtnud ja ma olen näinud, ma ei tea, üle mitmesajale inimesele teinud Eestis ja ma olen näinud neid tulemusi, mitte ainult Eestis, et ma olen näinud tulemusi ja ega muidu ei räägiks sellest ja ei teeks, kui see ei töötaks, et see on nagu tõesti ta on selline hästi universaalne sessioon ja ka iidne, ka üle 3000 aasta vana on seda tehtud ja ta ei ole otseselt nagu, ta ei tee korda midagi otseselt, see võib olla siis nagu kõrvalefekt, aga ta on selles mõttes universaalne, et selle võiks teha vähemalt ühe korra igaüks ära. Ta töötab siis meie vaimse DNA-ga, avab teatud potentsiaaliga töötab ja ta on universaalne, ta tõstab meid mingis mõttes teise kohta, ta avab ja ta näitab meile mingisuguseid teisi nurki, mida me võib-olla enne pole näinud ja universum hakkab meile võib-olla mingis nagu teisel kujul nagu avanema ja näitama. Ja eks ta mõjub igale ühele erinevalt, sest me kõik tuleme erinevatest kohtadest ja me oleme erinevad teekonnaga ja me lähme erinevatesse kohtadesse ja me oleme ka igaüks erinevas hetkes. Aga ma olen näinud seal äärmusest äärmusesse igasuguseid nagu ägedaid efekte ja muutuseid. Et kui kedagi kõnetab, kui keegi arvab, et kui keegi otsib midagi, siis see on kindlasti see, mida tulla tegema, mida järgi proovida, et meil on Eestis on 6 eluaktivatsiooni tegijat ja nüüd tuleb Londonis Healers Academy märtsis, siis sealt tuleb loodetavasti veel mõni juurde. Et see on niisugune esimene samm ja siis edasi. Ma võin nii kaua siia vahepeal öelda, et ma ise läbisin ka selle. Tunne oli justkui, et mitte midagi juhtunud. Aga siis, kui ma vaatan ajale tagasi, mis oli enne, mis oli pärast, sest ikkagi, sa ei suuda ju kohe vaadata, et nii, nüüd see hakkas juhtuma, sa nüüd sellepärast, sa lähed ikka omas selles radas, pimeduses, valguses, käid ja luurad ringi elus. Et siis hiljem tagasi vaadata, ma sain aru, et sealt käis mingisugune plõks ja see plõks tõi mind justkui rohkem kohale. Et ma pärast seda olin justkui nagu mingisuguse teise nagu vaatleja pilguga vaatasin natuke maailmale otsa ja peale. Ja siis ma muidugi seal midagi pobisesin ka veel. Mingid asjad olid, ma olin magama seal ja oli mingi ja siis pobisesin mingeid asju seal ja pärast, kui ma üles ärksin, ma justkui mäletaksin mingeid asju. Need olid üliolulised, mul oli meeles mingi, selle peal kohe paneme kirja ja siis asja mingi rahu. Need mõtted pole üldse olulised, see pole üldse vajalik. Et kõik see, mis sai tehtud, pidi nii tehtud saama ja need mõtted, mis sa arvad, et olid olulised, ei olegi tegelikult olulised. Sest need mõtted juba on sul tegelikult sees alateaduses ja töötavad juba sinuga. Et ma tundsin küll aktivisatsiooni täiega, et tõesti
2 käega soovitan. Ja ma saan ka öelda sinu puhul, et sa oled ka teine inimene peale seda, et ja kuidagi töötad teistpidi, et ja see võtabki tihti, see sessiooni mõju on, nagu ma ütlesin, on igal ühele erinev ja personaalne. Ja ma olen tundlikumad ka nagu tunnetavad mingid asju, mis seal töötavad ja toimivad. Aga tihti see efekt, just nagu sa ütlesid, võibki olla alles vaatad aasta tagasi, siis näed alles, et okei, siin on nagu tegin mingid väga julge otsuse või siin oli mingisugune muutus ja paljudel on ka see, et vahetult peale sessiooni samamoodi tekib mingi koht, et mingi pime nurk valgustatakse päris eredalt läbi ja see on väga ebamugav. Et on näiteks olukordi, kus see sessioon aitab ka sõltuvustest vabaneda päris efektiivselt. Ükskõik millistest söögi, ma ei tea, kanepi, suitsetamise, alkoholi erinevatest ja kuidas ta teeb, kõigepealt see, et ta tekitab siis palju parema ühenduse meie keha ja hinge vahel. Ja siis keha muidu võib olla ka nagu annab märku, aga ma lihtsalt ei kuule teda, siis peale seda sessiooni on juhtunud see, et mõnedel, et keha ikka annab niimoodi märku, et sa lihtsalt pead kuulda võtma, muidu nagu ei ole enam valikut ja pead mingi otsuse võtma, et muidu võib-olla on nagu mingid viimased nagu kuud elada või mis iganes, et seda on päris palju olnud näha ja siis ka energeetiliselt ta aitab või siis universum meie ümber hakkab nagu kohanduma mingid teistmoodi, mingid asju, mis toob neile nähtavale mingid uued potentsiaalid ja mingid uued võimalused ja seal võivad ka mingisugused muutused tekkida, mis alguses võib-olla on mõnele ebamugavamad. Aga jällegi see oleneb, et tihti hästi paljudel on ka elu palju ilusamaks läinud ja veel rõõmsamaks, et see on jah, hästi personaalne. Aga selles mõttes muutus on mingisugune on igal juhul olemas ja garanteeritud. Nii, aga publikust, kas meil on küsimusi? Üks asi veel, et vaatan käsini ka. Mitte see reede, vaid järgmine reede on meil siis ka pühageomeetria 1 klass. Korra vist mainisin ka, et see on siis töötuba, kus me räägime sellest, kuidas kogu maailm meie ümber on tegelikult geomeetria. Ja see on minu jaoks ka üks lemmikumaid klasse, ta on selline lühike, aga ta on hästi mahukas ja me saame sealt ka praktilised ülesanded või praktilised praktikad kätte, mida oma elus siis oma ellu rohkem sisse tuua ja need praktikad on sellised, et kuidas kõigepealt me saame aru rohkem, mõistame sellest, kuidas universum meie ümber töötab ja siis kuidas teda enda kasuks rohkem tööle panna. Ehk siis kuidas loomise energiat ja seda pühageomeetriat enda ellu rohkem sisse tuua. Ja jällegi ma ise olen ehe näide, kui ma ise hakkasin rohkem kasutama enda igapäeva tegevustes. See on, kuidas sa, ma ei tea, kuidas hästi sellised tavalised tegevused, kuidas sa kuskil käid või mingid valikuid teed või kuidas sa kirjutad näiteks või kõik sellised nagu igapäevased tegevused, kuhu saad neid pisikesi selliseid tweake või selliseid nagu trikke sisse panna. Ja mida rohkem neid on, seda paremini jõuab su alateadlusele ja meelele, kohale ja kehale, kuidas me tegelikult oleme kogu maailmaga, universumiga ühenduses ja seotud ja tuleme kõik ühest ja oleme kõigiga nagu seotud. Et see on hästi selline loogiline, praktiline ja realistlik klass, võib öelda. Aitäh. Nii, kas meil on julgeid saalist, kellel oleks... nii, palun, Ruslan. Tšau. Ja küsige. Nii, ma kordan küsimuse üle, et siis jääb linti ka. Et kes või mis kasvab vastu, räägi välja? Päris sügav küsimus, aga sellele võib mitmed moodi vastata. Kõigepealt meie kui indiviidina kindlasti, aga
võime vaadata ennast ka kui Avatari. Avatari film on just praegu kinodes, et kui Avatari siis osa kõrgemast struktuurist, kust me oleme tulnud, kuhu me tagasi läheme ja see kõrgem struktuur samamoodi, ka tema eesmärk on pidevalt kasvada, edasi liikuda, areneda ja meie lihtsalt oleme siia maa peale tulnud seda kõige kangemat tihedust kogema, et olema selles kõige tihedamas keskkonnas ja mis meil on keha, meeletult võimas tööriist, seda meil seal üleval ei ole. Aga jah, seesama ülemine struktuur, tema on samamoodi loodud arenema ja ta on siis nagu üks aspekt ka Jumalast, et kui me Jumala definitsiooni peale mõtleme, et Jumala definitsioon tegelikult on nagu, tal on mitu sellist aspekti, Jumal kui selline, Jumal kui looja, kui allikas, kui erinevad struktuurid ja meil on siis siia oleme kupatatud siia hästi tihedasse keskkonda, antud meile tööriistaks keha, kus meil on veel lisaks siis meeltele, mis meil on seal niikuinii olemas, on meil 5 meelt on kehaga koos ja tänu sellele on see kogemus, mis me siin maa peal elame ja läbi kogeme oma väga võimsa tööriistaga, on palju kiirem ja võimsam ja intensiivsem kui seal üleval, kus tegelikult on niisugune vati sees hõljumine ja selline aega ei eksisteeri ja niisugune suht chill kui siin maa peal. Et selles mõttes on intensiivne nagu... põnev nagu, kohe tuleb teine küsimus ka, palun, Ruslan. Nii, oota, ma proovin nüüd küsimuse sõnastada. Et kvantfüüsikas, et mainid sõna tööriist ja kui nüüd mõelda seda, et sa tööriistana kasutad siis seda, et mida sa kasutad, kui sa vaatad midagi, et siis ta mõjutab, see on kvantfüüsika näide, tuli sinna juurde. Et milliseid tööriistu siis sina kasutad, et uue nurga alt siis sarnane küsimus, sul on uus perspektiiv, kuidas lahendad? Ma ei ole kindel, kas ma küsimusest õigesti aru sain, aga sa mõtled siis seda, et vaatleja vaatab tööriista? Väga põnev. Et siis kui meil on 3 erinevat katset, on üks inimene, teine inimene ja siis ei ole üldse inimest, et see katsealune või katse olemus, siis kuidas tema on mõjutatud sellest, kas 1, 2 või mitte keegi ei vaata, ei suuna oma tähelepanu, oma energiat sellesse konkreetsesse füüsilisse vormi? Jällegi sellele saab ka siis nagu vaatenurga poolelt vastata, et kui me vaatame ülemise struktuuri poolt, siis nii tema on loodud kasvama, arenema, edasi liikuma ja kui ta vaatab alla meie poole, siis ka meie oleme nii-öelda tema käepikendused. Et me tuleme kõik siia, kogeme ja viime selle kogemuse tagasi. Seal on tegelikult palju sügavam nagu siis teooria ja teadus, iidne teadus taga, kuidas see kõik töötab. Aga ma arvan, et võib-olla ma vastan sulle niimoodi, et ma ei ole kindel, kas mina olen üldse õige inimene vastama sellele küsimusele, et ma arvan, et sa leiad võib-olla õige vastuse, kui sa vaatad Teresa Bullardit, sest tema on reaalselt kvantfüüsika doktor ja tal on Gaia TV-s on 3-4 hooaega väga võimsaid siis saateid Mystery Teachings, kus ta räägib lahti just kvantfüüsika, räägib lahti maagia ja kuidas me siia tulime, kuidas Kabala töötab ja kuidas ta on, nagu ma ütlesin, ta on teadlane ise, et ta on kvantfüüsika doktor ja samas ta on müstikakooli väga kõrge initsieeritu ja tema eesmärk või missioon on panna need 2 asja kokku, tuua need 2 asja kokku, et kunagi olid teadus ja spirituaalsus olid väga
toimisid koos ja täiendasid üksteist ja nad tegelikult ongi koos ühe sama asja nagu kaks erinevat nurka lihtsalt. Et aga täna on nad kahjuks lahus, aga õnneks jällegi üha rohkem just kvantfüüsika, tänu kvantfüüsikale ja tänu kvantfüüsika avastustele tegelikult vaimsus ja teadus üha rohkem jälle tunnevad ära üksteist ja saavad aru, et ongi sama kuubiku erinevad küljed lihtsalt. Ja täiendavad üksteist, aga ma arvan jah, ma võib-olla nii täpselt ei oska sellele küsimusele vastata. Nii, eelviimane küsimus, mis on mõjufaktor? Kui sa kirjeldaksid seda 3 lausega, kuidas see oleks? Mõjufaktor. Ma arvan, et selle saab ikkagi ka taandada selleni, et ükskõik kuhu me vaatame, siis alati, mis on energia üldse? Energia on informatsioon ja energia on liikumine. Ja mis omakorda tähendab seda, et kui energia on informatsioon ja kui energia on liikumine, siis järelikult peab toimuma mingi areng. Liikumine on areng. Ükskõik kui sügavale, kuhu me vaatame. Ja nüüd küsimus on jah, siis millise nurga alt, millise koha pealt me seda arengut jälgime. Aga fakt on see, et kui on tegemist valgusega, kui on tegemist progressiivse või siis õigemini hea energiaga, hea võib tähendada seda, et ta on lihtsalt aligned, ehk siis joondunud, me oleme kooskõlas universumiga, liigume edasi või kooskõlas enda elumissiooniga, et oleme joondunud, siis võibki ka või tähendabki ka seda, et järelikult me oleme pidevas liikumises. Et ma ei tea, äkki on Minule küll oli väga arvestatav vastus. Aitäh sulle, Ruslan, väga põnevate filosoofiliste küsimuste eest. Nii, ja viimane küsimus meie toreda saate lõpuks, siis tuleb siit esireast kallilt naistelt. Ja, palun. Praktiline nõuanne, et kuidas ja kuhu investeerida ja et see ei oleks skämm. See on väga aus, sellepärast, et väga paljud inimesed on ikkagi pette saanud ja ka minu tuttavad ja sõbrad. Ma ise ka et see on ikka nagu päris korralik kisma, mis siin võib lahti minna, kui kõik hakkavad investeerima ja siis panevad suvaliselt kuskile. Et selline lõpuküsimus siis meie tänasele toredale rännakule. Ja, aitäh küsimuse eest. No kõigepealt ma ei tea, kas seda veel poest saab, aga oma seda raamatut ma soovitaks, et see annab sellise hästi hea, ta on selline hästi lihtne lugemine, annab hea ülevaate, see on elektrooniliselt on ta kogu aeg kättesaadav. Kõik sai alguse Bitcoinist. Et ta on selline ilukirjanduslik lugemine, kus on ka tegelikult praktilisi juhendeid sees ja sealt annab sellise nagu hea teadlikkuse, et ka tegelikult, et see ei ole kõik sükene ilus ja puhas maailm, vaid seal on ka just palju skämme ja pettuseid, et ta annab palju rohkem sellist vabadust opereerida selles maailmas ja saada aru, kuidas see töötab ja kuidas tõesti nagu skämmid töötavad ja kuidas teha siis õigeid otsuseid. Aga kui nüüd päris praktikasse minna, siis minu soovitus on võib-olla Chains äpp alla laadida, et praegu on krüpto madalseis aga ikkagi, kuna ma ise töötan ka Chainsiga koos, olen seal nõukogus, siis ma tean, mis nad teevad ja kuidas nad teevad ja täna ma ikkagi soovitan neid, kuigi neil on siin pressist käis läbi ka mõned väljakutsed, aga see on normaalne. Et siis võib-olla Crypto.com ka selline hea lihtne, millega alustada. Ja kui nüüd päris mida osta, siis endiselt ma arvan, et konservatiivsem valik Bitcoin ja natukene vähem konservatiivsem Ethereum ja edasi läheb juba keerulisemaks, et seal on see pilt palju kirjum aga endiselt Bitcoin on küll oma suuremad tõusud võib-olla ära teinud, aga seal on ikkagi, ma pakun, et
võib-olla 2 aasta jooksul näeme seal praegusest kohast siis 5-kordset tõusu, ma arvan, et ta on selline nagu pika plaani investeering igal juhul võiks olla. Ja siis on tegelikult paneme kokku ka siin ühte uut fondi ühe päris ägeda seltskonnaga, et siis neil, kellel on huvi endiselt ka investeerida, aga võib-olla ei soovi, oska või taha selle krüptoga nagu nii ise käed sees tegeleda, siis me tegelikult ühe väga ägeda seltskonnaga paneme kokku, siis just lahendamegi seda probleemi, et hästi paljud küsivad, et kuidas tahaks investeerida, aga kuidas ja mismoodi ja ei oska ja ei tea ja ei taha ka jälgida ja kauplemisest pole huvitatud, aga ikkagi tahaks investeerida. Siis lahendame nende jaoks probleemi ja paneme kokku sellist usaldusväärse seltskonnaga, hästi juhitud siis fondi väikest investoritele. Et aga see ei ole veel nagu nii-öelda avalik info, et selle kohta saab siis nagu personaalse pöördumise kaudu saab rohkem teada. No nii et Asse avas siis personaalse lähenemise, et kõik, kes te soovite Assega lähemalt tuttavaks saada, siis usun, et te leiate ta igalt poolt saitidelt ülesse, et saate talle kirjutada ja siis juba vestlust alustada. Et minu poolt väga suur tänu kõigile, kes siin pea 2 tundi meiega seda vestlust kaasa tegid ja kõik, kes te laivis meiega kaasas olite, kõik, kes te järele vaatate, et tõesti väga sügav rännak. Mina käisin väga mitmes kohas ise oma peas ära ja tundsin kuidagi sellist hoitust ja kaasamõtlemist ja kaasas olemist teie kõigi poolt, kes te siin täna olete. Et Asse, sa oled ikka vägev, sa oled staar ja sa oled ikka super, et tõesti suur tänu sulle, et sa võtsid selle aja, et meile kinkida endast ja enda loomingust, enda kogemustest neid iidseid tarkuseid, mis on sinuni jõudnud ja oma olemusega näidata eeskuju kõigile meile siin. Et tõesti väga-väga suur tänu, et oled selline kingitus meile kõigile. Et suur tänu sulle. Aitäh sulle südamest ka. Aitäh kõigile. Aitäh kõigile tulemast ja selle võimaluse eest. Aitäh, et peatselt siis taas kohtume peaaegu iga pühapäev siis Oasises põnevad vestlusõhtud ja suur tänu kõigile, kes te oma kohaloluga seda ruumi toetate ja meid aitate siin talvisel ajal elus hoida nina vee peal, et iga teie toetus on meile tõesti väga palju väärt. Et suur tänu ja peatsete koos loomisteni. Suur tänu veel kord. Aitäh. Aitäh. Ja siia laivil ka. Tšau.